On suur reede, Kristuse surmapäev ja oleme seda siin Rakvere linnas tähistanud juba mitu aastat ristikäiguga. Suure reede ristikäik traditsiooniliselt peatub 14 punktis, kus meenutatakse Kristuse kannatuse ja surma teekonda. Meie oleme teinud seda oikumeenilisel moel, käies läbi Rakvere kristlikud kirikud. Täna, kui me ei saa üheskoos siia Rakvere linna keskväljakule kokku tulla, siis ometi saame vaimus ühiselt seda kannatusteed käia. Ja me alustame kolmainu Jumala, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel ja palvetame. Issand Jeesus Kristus, me kummardame sinu püha risti ees, mille läbi sa oled maailma lunastanud ja tahame käia kandes seda risti, meenutades sinu kannatuse ja surma teed. Ole oma vaimuga meie ligi ja ava meie jaoks oma kannatuse saladused. See palume Kristuse, meie Issanda nimel. Aamen. Armsad kristlased, oleme jõudnud Rakvere adventkirikusse Pikale tänavale ja täna suurel reedel kuuleme kannatusaja evangeeliumi Luuka evangeeliumi järgi 22. peatüki lõpust alates. Ja kui valgeks läks, kogunes rahva vanematekogu, ülempreestrid ja kirjatundjad ning nad viisid Jeesuse suurkohtu ette ja ütlesid, kui sina oled Messias, siis ütle meile. Aga tema ütles neile, kui ma teile ütleksin, ei usuks te mitte, ja kui ma küsiksin, ei vastaks te mitte. Ent nüüdsest peale istub inimese poeg Jumala väe paremal käel. Aga nad kõik ütlesid, sina oled siis Jumala poeg. Aga Jeesus lausus neile, need on teie sõnad, et mina olen. Nemad aga ütlesid, mis tunnistust meil veel on vaja. Oleme ju seda kuulnud tema suust. Ja kogu nende hulk tõusis püsti ning viis Jeesuse Pilatuse juurde. Ja nad hakkasid tema peale kaebama. Me oleme leidnud, et tema ahvatleb meie rahvast eksiteele. Ta keelab anda keisrile pearaha ja väidab enda kuningas Messia olevat. Pilatus küsis Jeesuselt, kas sina oled juutide kuningas? Tema lausus talle vastates, need on sinu sõnad. Pilatus ütles ülempreestritele ja rahva hulgale, ma ei leia sellel inimesel mingit süüd. Nemad aga ajasid peale üteldes, tema ässitab rahvast, õpetades rahvast kogu Juudamaal, alates Galileast kuni siiani. Pilatus ütles neile, te olete toonud minu juurde selle inimese otse kui rahva ässitaja ja vaata, mina ei ole teie ees teda üle kuulates leidnud sellel inimesel ühtki süüd, mida teie tema peale kaebate. Mina siis karistan teda ja lasen ta vabaks. Aamen, see on Jumala sõna. Jeesus sündis patuvangis olevasse maailma. Teda anti Juudase kaudu patuste inimeste kätte, pimeduse jõudude meelevalla alla. Kristus sai kõigiti kiusatud, nii nagu meie, ja siiski ilma patuta. Patu pimedus ei võinud teda endasse haarata.
kuid teda karistati sellest hoolimata. Võib isegi öelda, et just sellepärast, et ta jäi kiusatustele vaatamata ilma patuta. Inimene on aga täiesti patuvõimuses kurja meelevallas. Ainus, mida ta oskas Jeesusele teha, oli teda tappa. Me palvetame. Meie hea taevane Isa, me palume sinult andestust, et oleme pattu teinud ja eksinud. Oleme olnud ülekohtused ja oleme vastuhakkajad. Oleme olnud kaasosalised sinu poja Jeesuse Kristuse surmas. Me palume sind, aita, et meie patust hoolimata me võiksime kord leitud olla sinu kuningriigis. Täname sind, et sa halastasid meie peale, et sa andsid oma poja, et ükski, kes temasse usub, ei lähe hukka, vaid et tal on igavene elu. Jeesuse Kristuse, meie issanda läbi. Aamen. Tervitada teid suurel reedel Rakvere metodisti kogudusest. Täna järgneme Jeesuse kannatusrajale. Via Dolorosa, peatuspunktid Jeesuse ristiteel. Jeesus läks läbi kannatuse ja ka meie läheme läbi kannatuste, nii füüsiliste, vaimsete kui ka hingeliste kannatuste. Jeesus ütles, kes tahab minu järgi tulla, see peab võtma oma risti ja käima minu järgi. Jeesus läks kannatuse teed. Meile on täna julgustus, et kannatusele ja surmale järgneb üles tõusmine. Me loeme pühakirjast Luuka 23. peatükist 18. salmist edasi. Aga rahva hulk karjus ja hüüdis hukka ta ära. Lase meile vabaks Barrabas. Too oli linnas sündinud mässu ja mõrva pärast vangi heidetud. Aga Pilaatus pöördus taas nende poole, tahtes vabaks lasta Jeesust. Kuid nemad karjusid vastu, löö ta risti, löö ta risti. Tema aga ütles neile 3. korda, kuidas nii? Mis ta siis halba on teinud? Ma ei ole temast leidnud ühtegi surmasüüd. Mina siis karistan teda ja lasen ta vabaks. Nemad aga ajasid peale suure häälega nõudes, et Jeesus löödaks risti ja nende kisa võttis võimust. Ja Pilaatus otsustas, et sünniks nende nõudmist mööda. Ta laskis vabaks selle, kes mässamise ja mõrva pärast oli heidetud vangi. Aga selle, keda nemad palusid, Jeesuse, andis ta nende meelevalla kätte. Aamen. Rahvas oli valiku ees. Jeesus või Barrabas. Jumala poeg või inimene. Ka meie oleme sageli valikute ees. Kas Jumal ja tema tahe või mina, minu patune loomus ja minu tahe. Jeesus või Barrabas.
rahva valikust lähtuvalt vabastas Pilatus Barrabase ja saatis Jeesuse rahva kätte otsustada ta viia ristisurma. Minu soovitus iseendale ja soov sinule, armas Jumala laps, on, et see õppetund, mida me sellest loost õpime, võiks õpetada meid alatiseks andma vabaduse Jeesusele. Kui on kaalukausil mina, minu tahe ja minu patune loomus või Jumal ja tema tahe, Jeesus kui kuningas, siis anname Jeesusele vabaduse. Ja ärgu meie elus toimugu nii, nagu tol kannatusnädala reedel, et rahvas nõudis vabaks Barrabast. Elagu meie sees ja valitsegu meie sees Jeesus. Ja palvetame. Taevane Isa, me täname selle kannatuste aja eest. Me täname eriliselt täna ka nende sündmuste eest, mida sinu sõnast oleme võinud lugeda, millega kaasas olla. Ja me palume, Issand, et need valikud, mis on täna meie ees, võiks anda vabaduse sinule. Valitseda Jumalana ja valitseda Issandana meie eludes, meie peredes, meie kogudustes ja kirikutes. Me palume, Jeesus, et sina võid valitseda päästjana, tervendajana ja vabastajana meie maal, meie rahva südames. Anna meile tarkust meie valikutes. Anna meile armu meie otsustes. Ja anna, Issand, meile alati teha õige valik sinu ja evangeeliumi kasuks. Amen. Tarkus, seiskem vagemeelega, võitkem püha evangeeliumit kuulda, rahu olgu kõikidega. Luka püha evangeeliumi lugemine. Olgu sulle, oh Issand, olgu sulle. Kuid teda ära vies said nad kätte kellegi Simona Kürinest, kes oli maalt linna tulemas ja panid risti tema selga, et ta kannaks seda Jeesuse järel. Ent Jeesusega käis kaasas suur hulk rahvast ja naisi, kes endale vastu rindu lööd teda itkesid. Jeesus aga ütles nende poole pöördudes: Jeruusalemma tütred, ärge nutke minu pärast, nutke pigem iseendi ja oma laste pärast, sest vaata, päevad tulevad, mil öeldakse: insad on segimatud ja ihud, mis ei ole ilmale kandnud, ja rinnad, mis ei ole imetanud. Siis hakatakse ütlema mägedele:
langege meie peale ja küngestele katke meid, sest kui seda tehakse toore puuga, mis sünnib, siis kuivaga. Aga ka 2 muud kurjategijat viidi hukkamistele koos temaga ja kui nad tulid sinna paika, mida hüütakse pealuuks, siis nad lõid Jeesuse sinna risti, samuti kurjategijad ühe temast paremale, teise vasemale. Aga Jeesus ütles, Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Aga nad heitsid liisku tema rõivaid jagades. Olgu sulle, oh Issand, olgu sulle. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вновь приходит время, когда мы вспоминаем о восшествии Господа нашего Иисуса Христа на крест. И сделал Он это ради нас, по своей любви к нам. Он претерпел страдания душевные и телесные. Он претерпел суд Пилата и суд архиерейский. Он претерпел избиения и плевки, и поношения. И Он взошел на крест и умер ради нас на кресте. Он пришел для того, чтобы разорвать те путы греха и страстей, которые опутывают человеческий род со времен Адама. И Он пришел для того, чтобы дать нам благодать Святаго Духа, чтобы мы вновь были едины с Богом и пребывали с Ним в Его небесном Царстве. Предстоя сегодня пред крестом и вспоминая любовь Господа к нам, и мы, особенно в это трудное время для и нашей страны, и для людей многих в мире, также ответим Господу на Его любовь к нам своей любовью и к Нему, то есть стремлением быть с Ним едиными, а также любовью друг к другу, чтобы поддержать людей, которые нас окружают в это трудное время. И с другой стороны, этот период дается нам для того, чтобы мы не ушли из храма и сразу же окунулись в водоворот житейских каких-то нужд и стремлений, и забот, а это время нам в этом году дается для того, чтобы мы действительно могли больше поразмышлять о страстях Христовых на кресте ради нас. Аминь. Me oleme jõudnud nüüd oma teekonnal Rakvere kolmainu kirikusse ja kuuleme Püha Evangeeliumi edasi Luuka evangeeliumi 23. peatükist. Ja rahvas oli jäänud seisma ja teda vaatama. Aga ülemadki irvitasid Jeesuse üle. Teisi on ta päästnud, päästku iseennast, kui ta on see ära valitu Jumala Messias. Ja ka sõdurid teotasid teda, astudes ta juurde, tuues talle äädikat ja öeldes, kui sa oled juutide kuningas, päästa iseennast. Aga tema kohal oli ka tahvel, see on juutide kuningas. Aga üks ristil rippuvaist kurjategijaist teotas Jeesust.
eks sa ole Messias, päästa siis iseennast ja meid. Aga teine sõitles teda, karda ometi Jumalat, kuna sa oled sellesama karistuse all. Meie küll õigusega, sest me saame kätte, mis meie teod on väärt, aga tema ei ole teinud midagi sündmatut. Ja ta ütles, Jeesus, mõtle minu peale, kui sa tuled oma kuningriiki. Ja Jeesus ütles talle, tõesti, ma ütlen sulle, juba täna oled sa koos minuga paradiisis. See on püha evangeelium. Kiitus olgu sulle, Kristus. Veel ristil tuleb esile inimliku kurjuse ja ülbuse suurus, kui üks kurjategijaist pilkab Jeesust, tema üle naerdes ja mõnitades, alandades. Ise on ta täpselt samasuguses olukorras, kui Jeesus peagi oma elu piinarikkalt lõpetamas, aga ülbus on suurem kui hirm. Ristil löödud Kristus on ka kõigi välja naerdute, halvaks peetute, hukka mõistetute, eemale tõrjutute Kristus. Ka nende valu, pettumus, lootusetus ja traagika on Kristuse ristil ja peab seal surema selleks, et igale tõelise vabaduse igatsejale kõlaksid sõnad, koos minuga pead sa paradiisis olema. Ja me palvetame. Kõige väeline Jumal, aita, et Kristuse risti saladus ja selle vägi võiks ka meie elus nõnda ilmsiks tulla, et väljanaermise, põlastamise, pilkamise ja eemale tõrjumise kogemust saades me märkame seda võitu, mille Kristus on toonud. Midagi palju olulisemat on siin selles elus kui hea nimi või teiste ilusad sõnad. Aita, et me rajaksime oma elu tõelisele, püsivale ja kandvale, mis viib meid igavesse ellu paradiisi. Palume Kristuse, meie issanda nimel. Aamen. Head sõbrad Rakverest ja kaugemalt, Rakvere kirikute virtuaalne ristikäik on jõudnud peaaegu lõpuni. On jäänud vaid veel üks tekst lugeda. Ja selle on kirja pannud Luukas oma 23. peatüki 44. salmist alates ja ta ütleb nii, ja umbes keskpäeva paiku tuli pimedus üle terve maa, kuni kella 3 peale lõunat, sest päike pimenes. Aga templi vahevaip kärises kesket lõhki ja Jeesus hüüdis valju häälega, Isa, sinu kätte ma annan oma vaimu. Seda öeldes heitis ta hinge. Aga juhtunut nähes andis väeülem Jumalale au öeldes, see inimene oli tõesti õige. Ja kogu rahva hulk, kes oli tulnud seda pealt vaatama, lõi sündivat nähes endale vastu rindu ja pöördus tagasi. Ja vaata, Juuda linnast, Arimaatiast pärit Joosepi nimeline suurkohtu nõunik, kes oli hea ja õiglane mees, läks Pilaatuse juurde ja palus enesele Jeesuse ihu. Ja ta võttis selle maha, mähkis linasesse ja asetas kaljusse raiutud hauda, kuhu polnud veel kedagi maetud. See suure reede lõputekst on täna siin kõrguvate värskete müüride vahel minu arust nii kohane. Selleks, et midagi saaks sündida ja uut esile tulla. Selleks, et see palvela võiks ühel päeval olla kodune, tõmbav, soa ja tähendusrikas, pidi möödunud suvel, kui nii saab väljendada, siit sama platsi pealt ära nihutatama vana,
Karmeli koguduse armas puitpalvele. Jeesus ütles oma jüngritele, et kui nisuiva ei kuku mullasse ja ei sure, siis ta ei kanna vilja. Aga kui ta kukub mulda ja sureb, siis ta kannab palju vilja. Samamoodi sellel suurel nädalal. Selleks, et kogu inimkond võiks astuda uuele elule, pidi looja andma ära oma elu. Kohe-kohe on see ristiteekond lõppenud. Ja siis oleme me kõik valiku ees. Kas me võtame puldi ja paneme oma televiisorist järgmise kanali, kas me klikkame mõnele uuele programmile või me mõtleme sellele, mida Kristus on teinud ja sellele, mida me oleme täna siin koos kuulnud ning läbi elanud. Äkki need Jeesuse sõnad, mis ta ütles, võta sina oma rist. Sa ei saa võtta täna Jeesuse risti, see oli talle antud, aga võta sina oma rist ja kõnni Jeesuse järgi. See väljakutse ja pakkumine on antud meile kõigile. Ja nüüd me palvetame üheskoos. Kallis Jumal, aitäh sulle, et sa oled imeline looja. Nii nendes valdkondades, mida me oskame selgitada ja kirjeldada, kui ka selles, kus meie intellekti arusaam jääb kaugelt piiratuks. Ja kui me nüüd oleme selle teekonna lõppu jõudnud ja tundub, et inimesed, kellel oli veel väikegi lootus, lõid käega ja astusid eemale, siis me näeme, et ka seal kõige pimedamas hetkes oli neid, kes otsustasid armastada, kui võib-olla enam usku ei olnudki. Ja me palume, et selle suure reede kulminatsioonis, kui võiks öelda, lehed ja viljad on puult langenud, võiks meil, meie südametes, elada seesama armastus, mis kannab meid läbi kõigest ja annab tähenduse ning mõtte kõigele. Ja me täname sind, et selle teekonna lõpus me võime palvetada üheskoos just nii, nagu Jeesus on meid õpetanud. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu ja sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au, nüüd ja igavesti. Aamen. Hea sõber, soovin sulle kõigi Rakvere kristlike koguduste poolt õnnistatud suurt reedet. Las eelolev vaikne laupäev kõnetada meie elu neid valdkondi, mille võib-olla me oleme oma tavalise teekonna keskel unustanud. Et me võiksime olla tõeliseks, säravaks ülestõusmispüha hommikuks valmis. Jumala armu teile kõigile.